Ameerika Ühendriigid laiendasid pealetungi Iraani vastu, rünnates Iraani rakettidega ja rannikukaitsega seotud maa-aluseid rajatisi Hormuzi väinas. Küsimus ei ole ainult kahe riigi vastastikustes rünnakutes. Fookuses on Ameerika katse hävitada Iraani aastatega loodud varjatud võrgustik, ähvardada laevu, kaitsta arsenaale ja säilitada reageerimisvõime. Isegi pommitamise all ei olnud kõige olulisem sihtmärk pinnal nähtav. Need olid tunnelid, sõjalised koopad, kaitstud laod ja maa-alused juhtimiskeskused. Selles pealetungis astuvad välja Ameerika Ühendriigid koos liitlaste toetusega Iraani sõjaliste struktuuride vastu, mis on seotud revolutsioonilise kaardiväe, rannikukaitse ja raketiprogrammiga. Washington alustas pidevat õhukampaaniat B-2 bummi, B-52 pommitajate ja teiste lennukite ning muude vahenditega. Iraan omakorda on see pool, kes on püüdnud hoida survet Hormuzi väina liiklusele. Laevatõrjerakettide, miinide, droonide, kiirete paatide ja laevaliikluse häirimisega. Kui see uus peatükk jõudu kogus, oli märtsi keskpaik. 17. märtsi öö oli eriti märkimisväärne, kui USA lennukid pommitasid Iraani lõunaranniku maa-aluseid rajatisi 5000 naelaste punkrivastaste pommidega. See rünnak oli osa suuremast sündmuste jadast, mis algas nädalad varem rünnakutega sõjalise juhtkonna vastu. Õhutõrjesüsteemid, raketilaod, tootmisrajatised ja strateegilised piirkonnad, mis on seotud Iraani energia- ja sõjalogistikaga, kus kõik see koondub kahte piirkonda, mis selgitavad raketikriisi tõsidust. Laevaliiklus. Esimene on Iraani sisemaa, kus asuvad punkrid, juhtimiskeskused, tehased ja raketilinnad, mis on peidetud maa- ja kivimite alla. Teine on Hormuzi väin, kitsas läbipääs, kust liigub läbi oluline osa maailma naftast. Iraan on paigutanud osa oma sõjalisest struktuurist, et ähvardada selle marsruudi naftatankereid ja kaubalaevu. Sõda ei ole enam vaid piirkondlik, vaid mõjutab kogu maailma turgu, naftat, veokulusid, kütust ja elukallidust. Sama tegid ka Ameerika Ühendriigid. Tekstis rõhutatakse GBU-72 punkripomme kui uut sügavale tungivat relva. Dokumendi järgi kasutati neid tunnelite, ladude ja stardipositsioonide tabamiseks, mida kaitsesid maa, betoon ja kivim. Loogika on lihtne. Pomm ei plahvata kokkupuutel, vaid tungib sihtmärki, puurib läbi ja plahvatab seal, kus kahju on suurim. Efekt on hävitada seestpoolt ruum, mis ongi ehitatud ellujäämiseks. Miks Ameerika Ühendriigid hakkasid seda tüüpi rajatisi ründama? Peamine põhjus oleks võtta Iraanilt võimalus Hormuzi väina blokeerida, vähendada ohtu laevadele ja nõrgendada Iraani sõjamasinat selle kõige paremini kaitstud baasis. Loogika on selles, et seni kuni need tunnelid ja punkrid töötavad, saab Iraan endiselt rakette hoida, heitjaid peita, uusi rünnakuid korraldada ja hoida hirmu maailma ühe tähtsaima meretee üle. Seetõttu ei oleks kampaania keskmes mitte ainult nähtavate sihtmärkide hävitamine, vaid ka varjatud infrastruktuuri, selle ähvarduse aluseks oleva struktuuri purustamine. Selles punktis on sõnum tunnelite, rakettide ja pommitajate taga selge. On olemas suurem vaidlus selle üle, kas Iraani valitsus suudab jätkuvalt kontrollida sisemaist olukorda, samal ajal, kui ta kaotab sõjalist ja majanduslikku mõju. Ameerika Ühendriigid otsustasid rünnata seda, mida nad peavad Iraani sõjalise struktuuri kõige paremini kaitstud osaks. Peamised sihtmärgid on punkrid, tunnelid ja maa-alused raketikeksused. Ja oht Hormuzi väinas tuleneb pommituslennukitest ja punkripommidest. Ja põhjuseks on Iraani võime lämmatada maailma kaubandust ähvardada, surve vähendamine naftale ja režiimi nõrgestamine seestpoolt.